siis ma võtsin meile impronäitlejad, kes suudavad siin koha peal selle filmi kohe kokku panna. Ja mis on filmi jaoks vaja? Filmi teha on väga lihtne. Sul on vaja kaamerat, eks ole? Sul on vaja valgust, et valgus jooks kaamerasse, näitleja näolt. Siis sul on vaja Jürgenit. Jürgen, lehvita rahvale, jah. Tema on meie tehnik siis. Ja otse loomulikult on vaja selle jaoks Eesti rahvast, sest me teeme ikkagi Eesti filmi ja me vaatame, missugune oleks olnud Eesti 100 aastat alternatiivis. Väga palju on eestlastel veel tegemata. Täna me teeme kõik need asjad ära. Ja selle jaoks, et te saaksite ka oma panuse sellesse filmi anda, vaatame, kuidas te suudate toime tulla plaksutamisega. Kui ma tõstan üles parema kargu, siis laske käed alla. Väga hea. Igal heal filmil on vaja plaksutust, nii et järgmine kord, kui te Simenonni lähte, siis plaksutage, kui on hea film. Ja muidugi on meil vaja heliefekte. Seega, kui on naljakas koht, siis ma tõstan üles oma vasaku kargu ja siis te naerate hästi kõvasti ja loomulikult, on ju. Väga hea. Nüüd, kui ma tõstan üles mõlemad kargud, ma ei tea, kas see on hea mõte. Ebastabiilne olukord. Siis te kõigepealt naerate kõvasti ja siis plaksutate. Ja, proovime. Mis saab valesti minna? Jaa, aga et te saaksite ka panna oma verbaalpanuse filmi. Ma hakkan küsima teie käest küsimusi, et me saaksime filmi panna kogu Eesti läbilõike, kes siia saali on kogunenud. Eestlasi on natuke rohkem, aga kõik toredamad on siia tulnud. Siis öelge üks objekt või asi, mis on leitav köögist ja öelge seda 3 peal. 1, 2, 3. Ampull kuulsid, väga hea. Kõik eestlased on esindatud. Mida võib leida pargist? 3. Lehti ja pink. Ega tõesti, meie pargid on tühjad. Võiks olla rohkem laste mänguväljakuid. Öelge üks asi, mida võiks leida Tallinna linnavalitsusest. 1, 2, 3. Uks, jah. Uks. Okei, tundub, et me oleme valmis filmi tegema. Ja Aldur, kas meil on link kaameras sees või? Aldur läks koju vist. Okei, ma loodan, et kaamera käib. Ja et me saaksime ka filmi teha, on meil vaja näitlejaid ja palava aplausiga kutsume nad peale. On sinu tahe, et mõtle sellega mingi alapealkiri ja anna minna. Oota. Kaamera käib või? Vist käib, okei. Ja valgus. Äkki me ootame ära, kuni ta... Valgus töötab väga hea. Heli. Seegi, jah. Näitleja valmis, jah? Jaa. Ja võtte. Ammu unustatud. Unustin selle ära. Nii, jätka. Ammu unustatud on film ühest Eesti vanapaarist, kes vaidleb selle üle, kuidas ikkagi sõja ajal need asjad olid. Üks ütleb, et oli nii, teine ütleb, et oli teisiti, mõlemad on tegelikult ära unustanud. Kuidas ikkagi olid sõja ajal? Tegelikult
filmi lõpus on see twist, see on spoilerid muidugi, aga filmi lõpus on twist on see, et nad räägivad 2 erinevast sõjast üldse. Väga huvitav, vaatame mingit lõiku sealt. Vaata, siis kui sõda käis Ma mäletan küll. ja siis oli kõigil kulkad. Ei olnud. Olid küll. Nad viskasid kividega. Stop, okei. Ja, ma ei taha rohkem seda näha. Niimoodi. Vaata, mis veel põnevat teie peas toimub. Nii, Rauno. Ja võtame Raunole ka 2 tähte. L. L ja Z. Ja kaamera, valgus. Ei. Ja, oota. Võta. Led Zeppelin. See räägib ühest tuntud Eesti bändist alternatiivses ajaloos, kes asus Ameerika turneele, et tutvustada maailmale rockmuusikat. Rockmuusikat. Rock. Mitte rock, aga rockmuusikat. See oli 4-liikmeline poiste bänd, kes asusid teele, neil olid suured unistused, kuid nende edu ohvriks sai siis nende sõprus ja perekonna sidemed. Et see on selline draama, natuke nagu kurb, aga samas väga palju südamelikke humoorikaid momente on seal sees. Okei. Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, nii et vaatame seda. Vaatame mingit kilti seal. Monitoridesse panen juurde. Mõtlesin 'Kas te nii kaua olite? 3 päeva tulime. Tüüts peaks võtma rahulikumalt. Vaata, ma mängin 1 käega. Ja. Vaata, kuidas ma teen õhugitarri. Stop. Okei. Ma mõtlen, See oli tegelikult päris hea. see film mulle meeldib, siin ma saaks särgi seljast ära võtta. Aga näed, sa üldse särgi selga said. Nii. Mõtlesin, me jääme seda tegema. Ja, no nii, Martin. Vaata, mis sinu peas toimub. Ja võtame Martinile ka 2 tähte. Võtame tagant poolt. R ja R või? R. Ja valgus. Kaamera. Veeda. Võte. Oota. Võte. Rikkalik rägastik. See räägib siis nii-öelda mullamuttidest, kellel on kõik nii-öelda kanalid sassi läinud ja siis nad enam ei tea, kuhu üks see kanal viib. Telekanalid on See on nagu mutikanal, vaata. Millega ta all läheb mingi... Tunneli. Jaa, tunnel. Ütle tunnel, miks sa ajad rahvast segadusse? Ja igatahes need lähevad sassi, nad näiteks tahab haiglasse minna, aga jõuab lasteaeda. Kas mutt on metafoor või päris mutt või? Ei, päris mutt on. See on nagu Pixari, vaata, selline animatsioon. Me teeme Eesti filmi, Martin. Vaatame. Ja, rahastab Pixar. Vaatame. Maido, oled sina seal? Ja, Heldur. Tulin lapsele järgi. Tulid siia mööblikombinaati lapsele järgi. Neetud. Teadsin, oleks pidanud vasakule keerama. Stop. Okei. See on küll põnev. Ei lähe. Okei. Võib-olla me siit ikkagi pigistame mingi Eesti teema ka välja. Need on Eesti mutid. Ja. Eesti muld ja Eesti mutt. Ja. Võta. Perroonile ilmub rong. Perrooni ette. Rongi armatuurile ilmub LED tuledest kiri Türi. Zeppelin. Türi. Rongist väljub mees, kes on, ma olen Türis situatsioonis. Ma mõtlen, see on see klassikaline situatsioon, kus ma pidin minema lihakombinaati, aga jõudsin Türri. Tuulehoog viib ta kaabu peast ära. Kaabu lendab üle lasteaia, kus on palju väikseid Türi lapsi. Kes on seal lasteaias oodanud juba 2 päeva oma vanemat. Neil on ehitatud Lego loss, kus nad ööbivad. See on sees või? Unistused täituvad Eestimaal. Soojustust seal veel ei ole, aga lubati, et pannakse. Ma toon tekid alt korrused. Hea mõte, Mait. Kui ühel hetkel Sander
kes elas ka selles Lego nii-öelda majas, läks rongi peale, et tuua Lego juppe juurde. Laiendada seda. Rongi pealt maha. Rongi tabloole ilmus LED tuledest. Led Zeppelin. Sa oled jõudnud Türile? Ja tema väikse nokamütsi puhus tuulehoog maha. otse üle... Me oleme Türil või? Me oleme Türil jälle. Ta sõitis rongiga Türilt Türile. Stopp! Jeeru! Raske see on ka! Ka! See on siuke vaata rongi mis käib ümber Türili. Ei ole! Lapsed, kust... Stopp! See on perefilm! Mida te teete? Meil kõigil oli segadus. Ka! Okei. Aitab naljast, meil on ühte tõsist stseeni ka vaja. See siis jääb. Loodan, meil lint enne otsa ei saa, kui me mingi normaalse materjali ka linti saame. Okei. Tuleb siuke tõsine olukord tuleb. Jaa. Mis võiks olla midagi, mis on eestlastel tõsine asi? Laulupidu. Laulupidu, jaa. Tõsine laulupidu tuleb. Järgmine stseen on laulupeost. Jaa. Mardi ja Sandri, need vanemad on laulupeol. Mardi ja Sandri või? Mart ja Sander. Mait ja Sander. See on Mait. Väga hea. Nii et nad on... Okay. Jaa, te olete laulupeol. Kas neil on ühised vanemad siis või? Ühine laulupidu on. Vanemad on võõrad. Veel, nad kohtuvad. Jaa, Me vaatame nende vanemate kohtumist. Laulupeo eel. Te olete see ettevalmistustiim. Ja mida nad teevad seal? Mis võiks olla see ettevalmistus? Tõsine. See on raske. Eestlaslikult raske ettevalmistus. Tellinguid. Mida nad kokku panevad? Tellinguid. Tellinguid, jah. Muidugi, te tellisite tellingud. Teil on vaja see kokku panna. Ja nii kui publik naerma hakkab, nii lendab see, kelle pihta naerma hakati, kohe lavad maha ja Rauno, sina võtad karakteri üle. Olgu. Ja teed ilma naljata. On ju? Jah, sain. Tõsine stseen tuleb. Teeme nii. Okei, kaamera, valgus. Veeda. Väga tõsine noot, väga hea. Võte! Mitte ei saa sellest instruktsioonist aru. Miks me pidime need Ikeast tellima? Ilma. Jah. Viimane kord, kui Sotkast tellime. Läheb sul kaua veel või? Me peame koos seda tegema ju. Tulin siia laulma, aga sina paned tellinguid üles. Kui me lava ette ei valmista, Kallike, siis keegi ei laula siin. Rauno! Külmo, mine näita, kuidas tõsiselt teha seda asja. Mida sa teed? Võtke ennast kokku. Sa ei ütle midagi või? Kas ei ütle midagi selle kohta, et ma tahan laulda, ma olen staar. Ma tahaks ka laulda, ma tahaks ka olla tähelepanu keskpunktis. Sa ei kuulu kuskile, sa oled kõntsa seas. Sa oled see, kes vaab üles tellinguid, mitte ei laula. Ma arvan, et igal inimesel on õigus olla ennast eestlaseks kutsuda. Ka nendel, kes panevad telliseid püsti. Panevad tellinguid püsti. Sa võid unistada, aga sa jääd igavesti inetuks pardipojaks siin tiigis. Rauno, noh! Kes see naeris? Sa võid unistada, aga see ei täitu.
kuidas? See või, sa võid... Stopp! Siuke laulupidu ongi või? Kõik naeravad kogu aeg. Veeru! Tõsine asi, noh. Okei. Unustame selle laulupeo. Me võtame üldkaadrid sealt eelmisest laulupeost. Tundus palju tõsisem. Okei. Kui tõsiselt ei saa, siis teeme vahvalt. Jaa. Olen vaadanud telekast, palju on siukest vahvust seal. Ja teate küll neid Meelas Miisu ja need hulkuv printsess ja... Vist ei ole neid kanaleid. Sa räägid alternatiivsest telekast. Need jätkusarjad. See on mingi see tasulised kanalid või mis sa... Türgi sarjad. Meil on vaja Eesti sarja. Midagi sarnast. Aga et me saaksime hõlmata kogu Eesti. Öelge üks regioon, kus ei ole väga tavaline eesti keel. Saaremaa, väga hea. Te räägite Saare murdes. Ja Rauno tõlgib selle Tallinna keelde. Ja. Jep. Ja ma tahan näha emotsiooni. Emotsiooni. Mis võiks olla see raske situatsioon, millesse 2 eestlast on visatud? Saarlast. Saarlast, jah. Praamisaba. Mis see? Praami? Praamisaba. Praamist! Te olete praamisabas! Praamidel on sabad, ma mõtlesin, et see on ainult mütoloogilised olendid. Sellel praamil on. Te olete praamisabas. Praami järjekorras. Ja te tulite laulupealt just. Laulupealt tulite, jah? Lähete tagasi. Okei. Äge pidu oli. Niimoodi. Algus. Kaamera. Heli. Võte. Angelika, ma armastan sind. Pedro, sa tead, et kui isa... Pedro, sa kui isa järgi tuleb. Mida isa teeb? Maksab sulle kätte. Ma olen hoolitsen kõige eest. Meil pole saba. Mu isa on võimukas mees. Meie armastus on kaugel silmapiiri taga. Hüppa autosse. Rõn. Ja, pane turvavöö peale. Ma pole autokooli lõpetanud. Kallis, me lähme hüppesse. Stop! Appi, see oli väga vilets. Rauno, sa võid lõpetada nüüd ja... Mida ma teen teiega? Me pingutame. Üks asi, mis selle ette antud oli järjekord, saba. Nüüd seda ei ole saba. Te tühistasite selle asja ka ära. Mina mõtlesin, et neil ei ole nagu saba, kes neid jälitavad. Nemad on sabas, aga neil ei ole vaata jälitajaid. Ma arvasin, et isa on nii rikas, et ta tekitas illusiooni sabas. Et jätta meid praamist maha. Ma ei saa midagi aru. Kaamera peale sellest küll midagi niimoodi ei jäänud. Eks ma vaatan järgi, võib-olla jätab sisse. Niimoodi. Väga hea. Ma arvan, et kuna te selle saba ära kustutasite, siis ma pean teid rohkem suunama võib-olla stseeni jooksul. Suunan. Jah, saaks midagi tegelikult teha, jah. Siiamaani olen meie kõik teinud. Te olete väga tublid olnud. Teises reaalsuses. Aga, Jürmo. Jaa. Missugust eestlast me veel ei ole näinud? Purjus eestlast ei ole näinud. Ja tuline õigus. Jürmo, sa oled purjus eestlane. Ja mis võiks olla siuke ebatavaline koht, kus me tavaliselt purjus eestlasi ei näe? Troll. Jep. Ei pole vist ammu trolliga sõitnud. Nii. Jürmo, sa oled trolli peal. Trollijuht.
sa oled purjus. sellepärast me ei näegi neid. väga eeskujulik film tuleb sellest. Martin ja Rauno, te olete täiesti tavalised eestlased. Keskmine eestlane. me pole purjusega ja sõida trolliga. no keskmine, nii et purjus ikka hea. Keskmiselt purjus. Ma ei tea, nagu trolliga sõites me ei tea, mis saama hakkab. Nagu filmi puhul me ka praegu ei tea. Vaatame, mis saama hakkab. ilmselt sõidame trolliga, jah? Te sõidate trolliga. Ma loodan, et te teate, kuhu te sõidate. ma panen oma elukogemusest trollisõidu põnevusest. Parem oleks. Nii, valgus. kas me teame üksteist? või me oleme no nagu... keskmised eestlased. Okei. Irmo, Martin, Rauno, Peedo. Aldur, oled siin juba või? Pagan, ma loodan, et see kaamera töötab. Okei, saime tuttavaks ja hakkab pihta nüüd. Valgus, kaamera, heli. Väga, mulle meeldib see heli, ja. See on nagu troll sõidab, ja. Nii. Ja võte. Järgmine toetus on õigema. Linnude. Stopp! Sa kukud, mine kuku tagasi trolli. Võtame sealt kohast, kus sa hakkasid välja kukkuma. Aga kui Andsin oma peatuses maha. mine teistmoodi maha. Mine uut moodi maha. Okei, ja läks. Stopp, ei uut moodi, tule uut moodi. Mitte eestlaslikult. No sa saad maha minna. Kuule, ma pean kinni jääma. Okei. No, saad ka maha minna. Ma võin kinni ka pidada selles mõttes. Stopp, Rauno, sa jääned, mine tagasi, tule uuesti. Püüa midagi muud kinni. Ma ei saa aru. Ja läks. Sa saad maha minna, siis ma pean kinni vahepeal. ei, mul tahad kotkad. Järgmine peatus kotka. Kotka peatus. ma lähen ka maha. Stopp, Rauno, mine tagasi, uus karakter. Kuule, ma ei näe tagurdada praegu. Ma ei näe tagurdada. Mul ei ole vaja tagurdada. ma lähen maha. Kuule, teeme ühe ringi veel. ainult ühe ringi. pean olema kodus enne 9. Uus põhjus, miks sa oled kodus olema? ma pean... mul on põhjused kodus olla. Keegi ootab kodus, koer või... mul on koer, jaa. ma pean teda toitma. Ma tean, et koersid küll kodus ootavad. Endal ka üks. ma ütlen ühte asja, ma olen sõitnud sinu trolliga juba mitu päeva. mitte järjest, aga lihtsalt tööle ja Sa koju. tead, et omal ajal ma olin ETV bussijuht. Stopp, mingi uus asi, kes olid. Omal ajal ma olin kangastelgede insener. Ja mingi reaalne asi. Omal ajal ma töötasin Viineri mööblikombinaadis. ma ei saanud aru, kus kohas. ma kuulsin Viineri mööblikombinaadis. Põhimõtteliselt küll, jah. mu isa töötas ka seal. Mis ta nimi oli? Oli ta Fred või? jaa. Kas ta oli Fred ja siis ma ei tea teda. Jeerum! Laske siis trolliga sõita, noh! siin isegi juhtub rohkem kui tavaliselt trollisõidul. Okei, teate mis või? Ma tunnen, et meil on ikkagi siit filmist midagi puudu. Jaa, mingi... natuke... muusika. see päästab selle. Jaa. Eestlastel on muresi. Me tahame eestlaste mured ka saada filmi peale.
et sajandeid me saaksime vaadata, kui halb on elu siin. nüüd enam ei ole trollibussi. Ei ole. Me sõitsime trolliga. Jaa. Kus Jümo karakter võis purju jääda? Matuste. Sa jäid Matuste purju. Jah. Kas... Ma pean plaani, et ennast täis juua maani. Ma kaanin viina sellepärast, et mul ei ole pangakontol mitte ühtegi krooni, sellepärast ma joongi. Et anda elule tooni, kroosid. Miks on nii, et elu mulle loosis selle sita loterii? Vot on nii. Te ei saa minema siin. Ja sind kuulata, mõistata, mida püüad sa mulle anda mõista. Aga nüüd anda, võtan hetke. See lugu ei ole üldse lihtne, näed. Ma annan sulle ühe väikse vihje. Sa pead nüüd mulle tulema appi selle viina eest. Ei maksta mul pole pappi. Mõtlen jah, et su konto on tühi, kuid mees su ajus on väike lühis. Räägid, et sul kroone pole seal, aga tead, mul tunne, et sul mõte pole hea, jaa. Tahaksin nüüd aidata midagi muuta, kuid kroon hetkel pole Eestis väga aktiivselt. Käibel pole valuuta. Tahad vahetada raha, pole paha, miks? Salata maha, mul on kassas paar euri. Siis on nagu korras. Kas su kontol pole raha või lihtsalt pole... Kroone. See on hea. Ei tasu juua, ära joo. Tõmban alla joonen loo. Võtaks tead, mis ma võtan gin toonikuga? Lihtsalt mainin, me maksame eurodes. Ja. Ma näen, teie matuse seltskond on väga eelmisest kümnendist. Anna mulle nüüd üks gin toonik. Palju see maksab lihtsalt? 5,90. Mura! Kas sa tahad jääga või ilma? Mõni ütleb, no mis siis, aga mind ajab vihale see kuradi ma aktsiis. Tead mis, äkki ma lähen ostan selle džinni hoopis Lätist. Kuulen sinu kurta, kuulen sinu kurbust. Ja mees, sul palju on julgust. Ja nüüd, kui su nimi pole Siiri, sa pole neiu ning julged minna üle piiri. Okei, lihtsalt ütlen. Ei tahaks käia seda sama vana viisi, aga ka kütust kasutab aktsiisi. Väga lahendust oma probleemi. Tundus, et see on lahendamatu probleem. Hakkab tulema juba. Väga hea. Kas Aldur ei pidanud rõdul olema? Ta tuli ja siis läks ära juba vist vahepeal. Ma ei ole kindel. Vähemalt on siin. See istus alla publiku sekka. Jah. Niimoodi. Hakkame stseeniga pihta kohe. Ja võtame mitu võtet korraga. Mitu plaani. Ei no selles mõttes, et me filmime ikka eraldi kõik need stseenid ja siis teeme ükshaaval ja siis pärast filmis nagu korraga. Nagu filmi ajal on korraga 3 stseeni. Jürmo, kes meist režissöör on? Sul on üks võimalus õigesti vastata. No ma ei tea, sa nagu ütled, et sina oled. Õige! Aga mind ei võinud, kes monteerija? Ma ei ole monteerijat veel leidnud. Aga järgmine kuu tuleb film välja juba. Kes monteerib 3 stseeni samal ajal? Teine küsimus on nagu, et kes nagu kvalifitseeritud selleks on rohkem.
võib-olla ma ei monteerigi. okei . võib-olla kui ei ole midagi monteerida. okei, teeme nüüd tõsiselt häid stseene. ja ma lasen teil improviseerida. Andke Eesti hingust edasi. ja andke hingust edasi. ja niimoodi. ja selle jaoks ma pöördun teie poole, eestlased. jah, võtaks kohe. kuidas on teie nimi? mõlema. kuidas? Kairi, lähme siis järjest. Kairi, Lea, Kairi, Lea ja Maria. tere, Maria, jõudsingi sinuni. meil terve Eesti jaoks ei ole aega, sest sellest tuleb ikkagi lühikene ja lööv film. Maria ja Lea. tere, Lea, küsin sinu käest. Sina kui Eestis elanud inimene oskad mulle öelda, millega üks eestlane sisustab Eesti suve, kui see on? joopõlut. väga hea. ja kumb nendest võiks õlut juua? Rauno. võin küll. Rauno, sina jood, sinu tegevus on õlle joomine. imeline. tegin sooja. väga hea, kuulge, okei. ja võte. jube janu on. ei ole. vaata seda vaadet. Täiega tahaks juua midagi. ma ütlen sulle midagi. Oleks midagi juua, siis no väga hea, väga hea. võime varsti koju minna. Peetrik, sa jõudsid ka koju. Anna oma onule kalli. Sa oled purjus jälle. Onu, sa oled purjus. Ma ei hakka sind kallistama, kui sa purjus oled. Tahad ka ise tehtud puskar? see on põhjast. Ma ei tea, ma olen skaut tegelikult. Me ei tohiks juua. Tardu. ma tulen, vaatan Eesti kodu. Te tulite õigesse kohta. minu esiisad läksid Calgary, kui oli teine World War II oli. Okei. Kas pauga või ilma? võtame 6 aasta vastu pauga, Paul. nii palju ideid, nii palju mõtteid on uue aastal. 2018. Head uut siis. jah. kuule, ma arvan, meie ettevõte... 5 minutit vara, aga... no pole midagi, tuled ikka varem. Jätad lihtsalt mu käe niisama õhku rippuma. lihtsalt, mul oli natuke kokaiini alles. Jaa, me saame selle süüdistuse sinu kaelast ära. Ära muretse selle üle üldse. Lihtsalt... Peetrike, kuule. jah, kuulen. Kutsusid sind direktori kabinetti. ja ma ütlen sulle, me saame selle süüdistuse su kaelast ära. Ja mitte minu süüdistus, sinu süüdistus. Tartu. sa ütlesid käed üles, aga sa jäid vait. ma arvasin, et kõik sai öeldud juba. mul jäi kassa lugemine pooleli. see hakkas elektrit tootma. jaa, ma sain aru. ma arvan, et võib nüüd abirattad ära võtta. mina, väike Peeter, ma olen Allana. ma olen abirattad juba nagu mitmene kord ma neid ära võtan sul. nagu me ei saa iga nädal võtta ära ja siis kohe tagasi panna. ma arvan, et seekord ma suudan sõita küll. no ma võtan ära siis. ma võtan ära, jah. no nii, näita isale, tee uhkeks issi. Reks, aita punest!
me peame lahendama juhtumi. Rex. Komissar Rex. Lähme. Kissi, ära mine. Püha jumal! See oli täitsa okei. See oli päris hea, palju helistad. Ei no palju oli küll jah. Palju. Rohkem, muud ei olnud, oli palju lihtsalt. Paljust rääkides meil on pool Eesti rahvast veel täiesti puudumata. Me hakkame nüüd puudutama kõiki. Mitte füüsiliselt. Ja meil on vaja taustaks, on vaja massistseene. Näha, kus Eesti rahvas liigub. Mille taustaks? Filmi taustaks. Taustfilm. Taustvõte, üldplaan, pagan, ma ei tea. Teeme ära lihtsalt. Saame tehtud. Ja kuna teid on ainult 3 tükki, siis ma kasutan ainult 11, jah. Jürmo jääb, jah. Kuna ma ei saa tervet Eesti rahvast korraga filmida, siis Jürmo teeb kõik karakterid. Kõik Eesti karakterid teeb. Kõik eestlased. Me teeme kolmandiku, jah. Näed, 3 korda lihtsam kohe. Ja küsiksin, võtame siit. Härra, kuidas on teie nimi? Eimar. Tere, Eimar. Õige eestlane. Nii. Eimar, kus palju eestlasi käib korraga? Õllesummer, jah. Filmime taustaks Õllesummeri. Ja Jürmo saanud Õllesummer. Laulupeoga samal ajal. Toimunud samas kohas ju. Samas kohas, jaa. Kohas küll, jaa. Mitte nagu mis see küsimus oli? Kas samal ajal? Vahet pole tegelikult, mind ei huvita see küsimus. Mind huvitab, mis toimub Õllesummeril. Ja Jürmo, sina näitad, kui me saame mingi karakteri sult kätte, siis sa teed kohe mingit uue karakteri seal. Okei? Massistseen on. Massistseen. Niimoodi. Õllesummer ja valgus. Kaamera. Heli. Võte. Nii, selline see bensihüppe instruktaaž oligi. Kas on küsimusi? Ei ole, väga hea. Ups. Juhe. Tõupasin ma juhtmeta. Kas me peaks talle kiirabi kutsuma või? Mis sa nina võõrastesse asjadesse topid? See ei puutu üldse meisse! Ei, aga ta on nagu surnud või midagi. See ei puutu üldse meisse! Ei, aga ta on nagu... Ma jätan su maha! Mis see vessel on? On ka see... pergele. Stop! Jürmo! Sa tapsid ju eestlase ära või? Mida nii vähe? Sa ei öelnud, et ei tapaks. Mõtlesin, see on vähem karakteri. Mine ära lavalt! Mida siin praegu näha? Martin! Sina teed meile taustpildi, okei? No, stseeni, jah. Okei, sama asja, mis tema tegi, jah? Ei tee samu asju. Me ei hakka rohkem eestlast tapma siin. On ju? Aga ma teen pildi. Ei tee pilti. Stseen tuleb, massistseen. Okei. Palju karaktereid. Jaa. Teine kolmandik, me tahame näha, mis teine kolmandik Eestis teeb. Kuskil mujal. Jaa. Võtaks kohe sealt tagantpoolt. Kus on rahvarohke koht, kus sa ei ole ammu käinud? Loomaaed. Loomaaed on päris rahvarohke koht. Loomaaed, see on hea sõna. Loomaaed. See on ka teil siin paras loomaaed, ma ütlen, no. Jaa, valgus, kaamera. Emotsioon. Võte. Ja 2 täiskasvanu piletit Tallinna loomaaeda. Palun. Rohkem polegi, jah? Nii põnev, ma pole varem käinud siin. Ma kohe korra käisin. Näe, tiigrid.
väga põnev, väga põnev. Elevant. See läheb paremaks. Vaatame ämblikud. No kuskil ta siin on igatahes. No kuskil ta seal on. Alligaator. Suhkru. Siin ei ole suhkruvatti. Ei ole hea. Ma juba tean. Ma vaatasin. Ei tea, lähme koju. Martin. Ta on selline. Kuule, Magavad ja... kui ma teeks põnevusfilmi, siis see põnev koht küll sisse ei läheks, no. Ämblik saaks raudselt peaosa. Selles mõttes, sa lõpetasid äkki liiga vara ära. See oli just nagu oleks toimunud pommiähvardus. Nüüd ütled või? Selle ähvardusega olekski võinud alustada. Väga hea, võib-olla teine kord 100 aasta pärast, kui me uue filmi teeme. Rauno, mul on kõik lootused nüüd sinu peal. Tahame näha, mis ülejäänud kolmandik teeb. Ühed on Õlle Sommeril ja teised on Loomaaiast. Vaatame, mis ülejäänud Eesti teeb samal ajal. Võtaks kohe siit keskel. Oi, kuidas on teie nimi? Kaunis neiu, jah. Merike, tere Merike! Lõpuks jõudsid, väga hea. Niimoodi. Merike, kui sul oleks valida, kui sa saad minna kuhugi rahvarohkesse kohta, mis asub Eestis. Ma tean, siin Eestis ei ole väga rahvarohkid kohti. Aga kujuta ette, et on. Siis mis koht see oleks? Kus sa tahaks minna? Ülemiste keskus, jaa. Ülemiste keskus rahvarohkel ajal. Ma arvan, pool Tallinnat on sealt läbi käinud niikuinii. Vaatame. Ülemiste keskus. Püüdsin kinni. Aga natukene hiljem, kui ta oli juba vaadanud. Nii. Kaamera. Valgus. Valgus. Heli. Võte. Ma võin vaadata tagant, äkki on mõnda teist suurust ka. Ei, see on täpselt paras. Ma jätan need sandaletid. Minge kassa juurde. Ja tulge siia, ma olen kassas. H&M tooted. Kuna ma olen nii aktiivne, ma lähen jagan flaiereid. Tulge H&M-i. H&M. Kõnnin Ülemistest. Kallis poeg. Mis sa täna jõuludeks tahad? Mitte midagi. Õige vastus, poeg. Ma ei tea, ma räägin nagu kõik kohad on Eestis nii ülerahvastatud. Jaa, kus meil lapsed kunagi elama hakkavad? Ma ei tea, aga Türil on lasteaed. See oli juba usutav. See oli päris hea juba. Kahjuks pool sellest ei jäänud peale, siis sa läksid lavalt maha. Vabandust. Improviseerijad, noh. Nii. Vaata, mis meil veel tegemata on. Jaa. Ma arvasin, et kaamera võtab vaata üldplaani ja siis ma saan igal pool olla. Pole. Rauno, kes meist on režissöör? Sina. Õige. Istu 5. Niimoodi. Ja mis on Eestist puudu? Põnevus, eks ole. Tahaks, et elu oleks palju põnevam. Nüüd tuleb põnev stseen tuleb. Põnevus. Actions. Vähe on actionit Eestis. Me paneme selle actioni filmi sisse. Et järgmised 100 generatsiooni saaksid tunda seda actionit. Jaa, väga hea, Martin on siin juba. Arvasin, me kõik tuleme. Ja Irmo. Ei, Rauno, sina ei ole. Kõik peab ikka ise otsustama. Rauno, sa võid liituda, kui sa tunned. Ma tunnen, et ma tahaks liituda. Aga mitte veel. Pärast tuleb. Niimoodi. Ja et see action
saaks sirge seljaga tehtud. See oleks siuke kindlameelne action. Martin, sina paned selle vihiku pähe endale. Ja kui maha kukub, siis sa ei ole piisavalt kange ilmselt. Väga hea. Nii kui maha kukub, siis võtame uuesti kohe algusest, eks ole. Ja, nii kaua, kuni sa hakkama saad sellega. Heli! See hakkab piitu. Ei ole hakanud veel! Ja. Nii! Võtsin lihtsama poosi. Võte! Ja nii, ma sain suusad jalga. Need on ära määrimata. Ma pean uuesti ära võtma või? Ei, sa võid üles tõsta lihtsalt, siis ma määrin nüüd ilusti ära. Ma sain suusad jalga. Need on vaja ära määrida. Ma sain suusad jalga. Ma sain suusad jalga. Need on vaja ära määrida. Tead, las jääb, ma lähen kohe hüppan. Sa oled hullumeelne või? Kui sa määrimata suuskadega hüppad, sinuga võib juhtuda õnnetus. Ma sain suusad jalga. Ma aitan nüüd sulle ära määrida. Ja, okei. Sest muidu võib juhtuda Tead, suva. õnnetus. Tead suva, ma lähen hüppan niisama. Kas sa oled hullumeelne? Olen küll. Ma panen sul prillid siis vähemalt ilusti pähe. Ei, kuule, ma lähen hüppan. Suuski ei määri enne või? Ei, olen hullumeelne ja. Aga Alust peale! Tead, mul on suusad jalas, ma hüppan. kas sa oled hullumeelne või? istuge hüppe sellele pingile, kus saab alla minna. Oota! Ilma määrimata suuskadega. Uuesti, no võtke kokku! Ei, mul on suusad jalas. Need on vaja määrida. Las jääb. Niimoodi võib juhtuda õnnetus. Tulge istuge, võtke pingilistet ja minge mäest alla. Iga hetk kohe. Jaak, ma koputan sulle südamele. Ära proovi mind peatada. Jaak, ei! See ei ole mõistlik mõte, mida sa teed. Jaa. Lõpuks hakkab looma. Ainus, mis siit puudu oli põnevus. Muidu oli päris hea stseen juba. Oleks võinud kohe hüppama hakata. Aga noh, ma ju ei öelnud teile seda. Jaa, okei, väga hea. Meil on klassikalised suusahüpped on tehtud. Tänu sulle saab see film hea, ma olen jumala kindel. Kui oleks üks ajalooline sündmus 100 aasta jooksul, mis muudaks Eesti ajalugu totaalselt või kardinaalselt. Kardinaalselt ütleme, jah. Mis see oleks? Anti-Balti kett. Anti-Balti kett on teie stseen. Väga hea, paremale. Antipati. Jah, võib ka siukseid asju juhtuda. Keegi ei tea. Et nad aktiivselt ei tee patikest. Lehti, su elu on muutunud paar korda, eks ole? Jaa. Pole vaja isegi kuuli. Mis võib olla ühte noorte neiute muutev situatsioon, mis ei ole veel juhtunud? Peale puberteedi, jah. Peale puberteedi, jaa. Mis ei ole veel juhtunud. Aga mis võib juhtuda? Mis muudab elu? Mis muudab ühe Eesti neiu elu? Jääb rasedaks, jaa, see on elu muutev, jah. Ühes saab 2, 2 saab 4. Matemaatika lihtne. Jaa, näe. Kordame üle. Mul on juba esimene teema meelest ära läinud. Antipati kett. Antipati kett ja paremale. Kala püüdmine. Paremale, väga hea. Rasestumine. Ja 1, 2, 4 ja nii.
kaamera, valgus, heli, Anti. mõte. Anti. See on täiega hea tali. Oota! Mõte. Tšau. Oh, hei, Mis teed? kuule ma praegu panen oma fotoseeriat seinale. Anti, mul on sulle üks kingitus. Patikett. Kuule, Vilnius, Riia, Tallinn. Vales ma järjekorras. ütlesin, et sa ei pea reisilt midagi tooma mulle, Priit. Kuule, okei, tead, kui sa juba siin oled... Mu ainuke vend ikkagi. Jah, ma olen su ainuke vend. Kui sa juba oled siin, võta istud, ma natuke räägin oma nendest piltidest. Et ma üritan nüüd õiges järjekorda panna, ma tahan natukene Eesti lähiajalugu nii-öelda siis kuvada seinale. Ma kuulan. Paremale. Klassikaline komöödia. Siin oli tool. ja ka suur valge hai tõmbas selle sinu selja tagant ära. Aikonda kinni püüda. Konstantin, ma ütlen sulle. Konstantin, Eesti rahvas ei tohi teada, et siin Pühajärves on valge haigala. ja ta ei saagi, sest püüan kinni teha. Ei näe teda. Olgugi, ma tean, et meie manifesti kirjutamisest sai kalapüük. jaa, mida? Oota, meil on teine tegevus veel või? Ja, meil on pooleli praegu Eesti iseseisvusest. kuule, ära tule mingi tööjuttudega jälle siin hakkab rikkuma mingi vaba aega. Konstantin, kuula praegu. Sakslased taanduvad ning venelased tulevad. Meil on praegu ideaalne võimalus asutada oma vabariik. Või me võiks kala püüda. No mis ta näitab? No kuidas, mis ta näitab? Ta näitab alati positiivset, sest ma võtan beebipille. Nii et ma ei ole kindel, kas ma olen rase. Aga võib-olla. Aga mida su kõhutunne ütleb? Ma olen juurde küll võtnud. Nii et ma võin küll rase olla. Kuidas me saame... Ma kutsun arsti. Ta teab äkki, Kuidas saab aidata? Kaua sa seal kapis oled? Paremale. Priit, Eesti ajalugu on nüüd selge. jah, need pildid räägivad enda eest. Jah. Mul on kahju, et meie... Mul on ka kahju. Et see kett purunes ja... No, ta on Riia Maximast ostetud. Maxima on ju meie ajajoonel väga kallis ja uhke bränd. Vasakule. Ma ei ole rääkinud sulle, aga mina ja Arst. arst. Ta ei tea isegi ta nime. Ei, mu nimi ongi Arst. Vasakule. Thanks. Konstantin. Tõnisson ootab siin kabinetis. Ära tüüta mind. Kogu maapäev on kokku kutsutud. Sina oled puudu. Ma ei taha. Sa pead tegema selle manifesti. Sa pead selle lõpuni kirjutama. Tähtaeg on 24 veebruar. Ma pärastpool ei või. Sa ei saa. Kogu Eesti loodab su peale. Sakslased on juba läinud, venelased pole veel Pärnusse jõudnud. Paremale. Päris hea, liiga ajaloo lähedane oli see. Muidu päris hea. Mulle meeldis see kalapäik. See oli päris reaalne. Peale haigi. Ja sünnitus toimus kuidagi kiiresti. See meil vist vahele. Sa maksad TV3 inimestele, et ei, mul on siin üks klipp, näitake seda. Aga miks tehakse siis reklaami?
raha saada. Räägime pärast. Me võid selle firma poole lihtsalt pöörduda, kellele me teeme reklaami. No te olete mind lihtsalt segadusse. Reklaamimaailm on segane, jah. Martin, Jaa, kes meist režissöör on? sina. Õige. Nii et teeme reklaami ja kõik, jutt on lõpp. Miks ta seda kogu aeg üle küsib, kas ta unustab ära? Võib-olla ta loodab, et me võtame ise jutu ja teeme. Kaane, teie ka teaksite, mis toimub. Jaa, väga hea. Martin ja Rauno, te teete reklaami. Okei. Jürmo, sa võid olla taustaks eseasi või objekt. Lihtsalt nagu täiteks. Ei, tahan minna jooksma, aga mul on ainult 5 varbauku. Nagu sokis. Kas ka sa oled lätlane? Või sa tahad talletada toitu ekstra varbaugus. Meie suva sokitehas on innovaatiliselt pannud kokku sokipaketi 6-varbalistele. Või 3-varbalistele või 1-varbalisele. Või 5-varbalisele. See meil on eritellimused, ükskõik kui mitu varvast te soovite. Ja, te võib olla lugematul arvul varbaid, aga me oleme kõik need ära peitnud sokkide sisse. Mitte keegi ei näe. Mõned vastused meie rahulolevatelt klientidelt. Ma olen saunalava. Nad kõik on rahul. Nad on käinud juba Tarbijakaitseametist kuni linnavalitsuseni, kuni Tartu linnavalitsuseni ning käinud meid kiitmas. Ja peaks mainima, et nendel sokkidel on puudu ebameeldiv lõhn. Ja, see lõhn on ära võetud ning pandud väikse pudeli sisse, mis on peidetud kappi. Ja, selle saab ka endale kaasa, kui sa väga tahad. Tõepoolest, Suva ja Sotka teevad koostööd ning me anname teile ka mööbli kaasa. Ja, mõni vastus meie rahulolevalt kliendilt. Ma olen saunalava. Kuuled sa saunalavalt, mille me sulle boonusena kaasa anname? Kas sul on ükskõik sellest? Kas sa tunned, et sa ei hooli? Või siis sul on suva? Suva! Väga hea, võite minna. Andke maksu, soovin teie käest. Aitäh, võite minna. Ma ei teadnud, et Iklas nii rahulik on. Vaatame kuskile mujale Eestisse. Kihnu. Kihnu! Jaa, kolime Kihnu. Võte! Hapus sai ära. Stopp! Kuidas 3-aastane Kihnu sai? Okei. Vaid pole, nii. Vaatame veel mingit kohta Eestis. Tallinki laev. Tallinki laev. See on Eestis veel, ta ei ole jõudnud kuhugi. Jaa, võte! Ja esimesena astub lavale teile mitte keegi muu kui kohalik Tallinki showgrupp. Tantsulõvi. Yeah. Aitäh teile.
järgmisena teie ette tuleb mustkunstnik, kes oskab teha mustkunsti. Ta on Jürgen. Lihtsalt Jürgen. Tõmbab välja aplaus talle. Stopp! Tundub, et see paat ei lähe kuhugi. Nii, võtame veel ühe asukoha. Emo! Emo nagu siuke depressiivsus, jah. Ja... Mõte! Ma tõin oma venna emasse, ta kukkus kuuli otsa. Oota, hea mõte, vabandust. Et kas saab järjekorras ette minna? Ta kukkus 3 kuuli otsa. On see mõtet üldse või? Tean, et teil on väga nagu... Te olete endast väljas praegu, kõik ei ole hästi. Äkki paned talle veidi Simple Plan'i mängima? Olgu. Simple Plan. Simple Plan. Davai. Ma teen selle ära. My Chemical Romance. Ja. Olgu, ma teen neid mõlemaid. Räägi muusikast. Räägi muusikast. Ja kui see ei pea olema nii nagu... No okei, jaa. Lihtsalt... Mis ta kukkus kuuli otsa, jah? 3 kuuli otsa. Kukkus 3 kuuli otsa? Ja ta kõndis mingi piu-piu-piu kuuli, sest ta kukkus. Kui politsei küsib, siis te pole midagi näinud. Võib-olla kui ma mõtlen, siis ma kukkusin pärast neid kuule, aga... See järjekord pole tähtis. Jaa, ei ole, tõesti. Siin vist on vaja kirurgi juurde, ma arvan. Jah. Millal aega saab? Stopp! Võtame mingi teise asukoha. Golfiväljak! Eestis. Ei kutid. Golfiklubi kogunemine. Kõik... teine golfiväljak. Ma tulen, hüppan ka oma golfi. Jaa. Sellesse. Poisid, ma pean teile ütlema, et 90-ndad läksid rahulikult, aga praegu oleme me taas moodsad. Me teeme nüüd sellele filmile soundtracki, mis võtab kõik niimoodi ilusti kokku ja annab nagu aindust, mis see film endast kujutab. Aga ei reeda, lõppu ei reeda. Ta on nagu siuke... Mis seal lõpus üldse on? Me ei saa reeta midagi, mida me ei tea. Mis meie algus üldse on? Mis meil vahepeal seal keskel oli? Üldse ei mäleta, mida tegime siin just või? Ei saa aru, mis need seosed nende vahel olid. Võib-olla see on selline multiplot, vaata. Selline Euroopa kunstifilm. Jaa. Suhted on see sidusaine. Ja suhetest rääkides. Küsiksin teie käest, mis on eestlase jaoks olnud läbi sajandite siuke frustratsiooniallikas? Maksud. Naabrimees. Tuli naabrimees. Jah. Maksud. Te laulate siis maksudest? Veel parem, te räpite. Te räpite maksudest. Veeda, kas sa saad panna ka sinna siukse vahva meloodia juurde? Siis ta on rohkem nagu laulu moodi, aga teie räpite. Te ei laula. Okei. Ja te räpite siis maksudest. Kui raske see on? No, proovi. No, jaa. Väga hea. Mis saab valesti minna? Aldur. Läks ära jälle. Okei, ma loodan, et ta kaamera jättis siia. Nii. Valgus. Heli. Võte! Jaa. Kroonid on mul. Täiega otsas. 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 Seda fakti ma üldse ei salga, et hullult vähe ma saan endale palka. Jou, rühja. Taskud on mul täiega tühjad. Käes on teisipäev. Olen panga ees oma kontot ja näen. Ja nüüd saan nagu heleda laksu. Ka pooled ära võttis ja Eesti maksud.
ma hea meelega suusataks, aga suuskadele ka kehtestati teemaks. Ja kui on suusaga laks, siis tuleb ka murtud luumaks. Oh ma nii, Jei, oh ma nii, jei, oh ma nii, jei, oh ma nii. jei. Nõnda kõlab jah minu appihüüd, aga teate, ma lasub valitsusel süüd. Miks pean mina pappi korjama ning Jüri Ratast torjama? Ja teemaksu teemasse jälle saadeti mind emosse. Ma kukkusin endal mitu kuuli ja sain selle eest vasta huuli. Kuulake mind, et sain ma ikka väga palju haiget. Ei, pissa-passa, ikka mul on puudu haige kassa. Nüüd olen ma. Haige, 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 ja kus on pollar, kutsuks politsei, sellepärast isegi haige ei saa olla. Sellepärast keeratakse peale maksud ja siis saad riigilt laksu. oh-oh, puhuhuu, ma nüüd olengi koodutu. Ei, tšeki seda aksu, sinna pandi ka kodutule maksud. Ma olen Eestimaal ning poole kohaga asotsiaal, aga nüüd elan ma Tallinnast eemal, kui see on Türi. Õige eestlane On vaine, õige eestlane On vaene, õige eestlane on vaene, õige